Ja nüüd on meil kavas ettekanne Anu Raualt. Nagu paar päeva tagasi selgus, siis helistasime Anuga ja Anu ütles, et ta on nii väsinud, tal on nii palju tegemist. Ja me otsustasime, et me püüame kuidagi selle tema kohalolu lahendada teistmoodi. Ja nii ma käisingi üleeile õhtul, siis kui ta oli Teaduste Akadeemia koosoleku inimesed ära saatnud oma talust, käisin Anu juures ja me siis salvestasime ühe väikese helilõigu teie tervituseks. Aga siis Anu veel rääkis juurde, et talle on mardipäev alati olnud hästi oluline, sest tema isa oli Mart. Ja ta on alati osalenud mardilaatadel, nii et ta arvab, et see on esimene kord, kui ta kahjuks mardilaadale ei jõua. Et tal on väga kahju sellest, aga küll ta tervitab kõiki, kes siia laadale on jõudnud ja jõudnud siia seminarile. Siis kui me seda seminari konverentsi planeerisime, siis oli suur suvi ja väljas oli soe ja kui pealkiri ilmus hingel ja käel, siis me tegelikult nii palju ei mõelnud sellele, et see konverents toimub hingede ajal. Küll aga mõtles sellele Anu, et just siis praegu on muidugi võimatu ka hingede ajast mööda vaadata, et kõik, kes on käinud oma lähedaste kalmudele küünlaid panemas ja tegelikult see oli ka see, mis siis innustas Anu selle tervituse juures, mille me siis lindistasime väga koduste vahenditega, aga palun. Nii. Ma olen juhendanud rahvakunsti praktikat ja võiks öelda ka käsitöö ja käsitöö mälestuste praktikat aastast 1972. See on ikka väga pikk aeg. Aga just hiljaaegu enne mardilaata, mõned päevad, oli mul selline praktika. Ma loodan, et see jääb ka üliõpilastele eluks ajaks meelde, aga minule küll igatahes. Ja see oli nii, et Ene-Liis Semper, kelle tegemistest ma väga lugu pean, tuli oma 5 üliõpilasega otse Viinist lennuki pealt. Ja siis istusid enam-vähem ümber Viljandi rongi peale ja tulid siia. Mina olin nendele rongile vastas väikese bussiga. Ja ma olin selle kõik enne välja mõelnud, selle praktika. Ja siis ma viisin nad Halliste surnuaeda. Ühe väga hea käsitöö tegija ja väärika taluperenaise hauale. Ja see taluperenaine oli sündinud 1852 3. jõulupühal ja surnud 1924 oktoobrikuus. Aga ja tema ükskord mul õnnestus tema talumajapidamisest, mis oli järele jäänud, saada imeilus kogum käsitööd, rahvuslikku käsitööd ja nende asjade hulgas oli ilusaid tekke, vöösid, kindaid, sukki ja ka niisuguseid linaseid toredaid asju. Aga siis ma võtsin kaasa ühe minule eriti meelepäraste asjade kogumi sinna surnuaiale, et need käsitöösemed, mis on rohkem kui 100 aastat tagasi tehtud, läksid teda hingede ajal viratuledes vibavale surnuaiale tänama ja vaatama ja seda sidet meelde tuletama. Ja see oligi nii, et ma unustasin küll, et päris taskulambi koju, aga tulesid oli surnuaial nii palju, et ma leidsin üles nii oma vanavanemate hauad kui ka selle Maret Viidiku haua. Üliõpilased mulle järel ja selline müstiline tunne, et see surnuaed oli justkui väga-väga suur pind, kus kõik kaugustes tuled oli selles novembri niiskes udupiiskade sees väga müstilised. Ja siis haud oli hästi korras. Me panime sinna Maret Viidiku haua juurde küünlad ja ilusa pika pingi peale need esemed, mida tema kunagi teinud on. Ja mida praegu on aastate jooksul juba mitukümmend aastat üliõpilased vaadanud, joonistanud, imetlenud, mõelnud, nendest koopiaid teinud. Ja see oli üks mõtlemisaine.
vaatasime ära, vaatasime rahulikult, tulime nendes surnuaia tuledest ja selle läbi autosse, tulime Kääriku tallu, kus ootas meid kuum kapsasupp, sest natukene oli ikkagi niiskus kontides. Istusime, sõime kapsasuppi ja ka kadunud hingede ja kadunud inimeste mälestuseks pitsik külma ja külma valget viina ja mõtlesime. Küünlad olid meil laua peal ka põlesid ja minul on see silma, tähendab kogu aeg see pilt meeles. Ja siis me tulime koju ja vaatasime arvutist veel selle Maret Viidiku pilte, isegi seda taluplaane, ta oli Kaarli vallas, tähendab Halliste kihelkonnast, põhiliselt Halliste kihelkonna asjad. Ja siis oli edasi veel mõtlemine, tundmine, mäletamine ja siis peale selle kuuma kapsasupi tuli kuuma sauna minemine ja jääkülma tiiki hüppamine vaheldumisi. Ja see oli siis selline, tundus väga õnnestunud praktikapäev, millele järgmine oli muuseum, kus me vaatasime veel ja veel põhjalikumalt ja veel hästi palju kõiki neid asju ja selle kogumi kaudu võib täitsa mõelda, milline see majapidamine seal oli, milliseid asju seal kasutati, tekib täiesti niisugune tunne, selle terviku tunne. Ja mida siis öelda, et praegu ka, kui selles kiirustavas ja masin tehtu vahele on mõni asi, kus on tuhandeid inimese sõrmeliigutusi, tuhandeid peeneid, näiteks kinnastel silmi, peeneid silmi, ilusaid asju, siis see annab sellise kindluse või turvatunde olemiseks. Aga seesama Maret Viidik võib-olla muidu ei olekski mindud sinna hauale, aga see oli aastakümnete tänu, mis kogu aeg me oleme muuseumis, kogu aeg me oleme neid asju vaadanud, kindlasti ka järele teinud, seal on peeneid meeste kirivöösid, see on ka üks imeilus lapse mulgikuub, no seda me ei julgenud ega hakanud surnuaiale kaasa võtma. Aga see oli mu viimase aja elamus.